Tere hommikust, käes on kolmapäev ja ma hakkan endale kohe tegema meiki. Mul pidi tegelikult olema täna teraapia ja siis õhtul on üks üritus. Aga terapeut kirjutas, et ta on haigeks jäänud, nii et me lükkasime kohtumise edasi. Ja tegelikult, kuigi ma olin alguses natukene bummed, sest et ma olin oodanud seda teraapia kohtumist ja ma olin juba valmis, siis tegelikult ma arvan, et see oli, kuidas on eesti keeles, blessing in disguise. Kindlasti on mingi väljend, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, see on mulle hea, sest et see nädal on nagu olnud väga-väga kiire ja kuna ühesõnaga, ma ei tea lihtsalt kust otsast hakata rääkima, aga põhimõtteliselt reedel me lähme Joannaga Tartusse ja siis meil on Joanna ja Mariaga võetud korter nädalavahetuseks ja meil tuleb siuke tore girly weekend. See oli kõigepealt paika pandud ja siis ma ostsin endale reisi sinna otse ehk siis esmaspäeval. Või tegelikult juba nagu pühapäeva öösel vastu esmaspäeva. Ma lähen Horvaatiasse. Ehk siis põhimõtteliselt minu puhkus hakkab siis reedest ja enne seda on vaja kõik asjad tehtud saada. Ja kuigi mul on nagu järgmise nädala, ehk siis selle nädala, kus ma olen Horvaatias, selle nädala podcasti episood on juba salvestatud, siis kuna ma nagu ei taha seal Horvaatias salvestada ja tööd teha, siis mul on vaja ka see 1. juuni episood salvestada, nii et seda ma teen siis täna hoopis. Ja loodetavasti ka monteerin selle täna ära ja siis õhtul on Babylissi üritus, kuhu ma lähen. Ja mis ma praegu tahtsin teiega jagada on see, et ma sain oma selle Cult Beauty tellimuse kätte. Sellest ma rääkisin eelmine nädal, eelmises vlogis tähendab, et ma olin nii närvis, et ma ei saanud neid asju, mida ma nagu kõige rohkem tahtsin võib-olla või mis tekitasid kõige rohkem elavust. 3 lõhna siis, neid nad lihtsalt ei saatnud. Kusjuures ma ei teagi, kas nad on seda raha mulle tagasi kandnud, ma pean vaatama. Aga ma sain siis kätte need muud asjad, mis ma tellisin. Kõigepealt võtsin lihtsalt mingi suvalise 5 eurose beauty blenderi. See on mul varem ka olnud, see oli normaalne. Siis ma tellisin Fenty Beauty roosa highlighteri ja ma tellisin neid 2 tükki, sellepärast et tegelikult minu arust kõigepealt saatis üldse Maria mulle Instagramis selle, kui see välja tuli, et nii nunnu näeb välja. Ja siis nüüd hiljuti ta saatis mulle veel TikToki, kus mingi naine kasutas seda ja üliilus oli, siis ma olin mingi et esiteks mulle pakub see huvi ja tundub, et talle ka. Ja siis kuna see oli seal Cult Beauty's soodukaga, siis ma lihtsalt võtsin talle ka. Ja ma teingi selle nüüd esimest korda lahti, ma tahaksin seda täna kohe kasutada. Vaadake lihtsalt, kui nunnu see pakendus on. Aga siin ta on, see on siis mini suuruses. See suur nagunii ei kuulu mitte kunagi ära ka, nii et kui nunnu. See võib silma peal ka nii ilus olla. Excited. Siis veel üks meigi asi, mille ma tellisin. Natasha Denona mini palett. Ja siin lihtsalt tundub, nagu siin on olemas kõik vajalikud toonid. Ja see on, muidu mu lemmik on olnud see Kylie palett. Ja see on nüüd lihtsalt veel väiksem variant. Et reisidele nii hea kaasa võtta või kuskile väljasõitudele. Ja siin on väga ilusad pruunid toonid. Ja siis see hele on minu jaoks piisavalt hele ja must on ka olemas. Kuigi musta ma muidugi kasutan harva, aga mis ma tihti teen, ma nagu segan tumepruuni ja musta natukene selle eyelineri pintsliga ja siis kannan seda nagu linerina silmale. Et igatahes see. Ja siis, kuna seda Isle of Paradise'i vahtu ma ei saanud Eestisse tellida, seda mu kõige lemmikumat, siis ma lihtsalt jäin nagu nende valikut vaatama, neil on mingi uus, mingi bronze siuke line, mingi Sunny Serum line ja see peaks olema siis lihtsalt nagu kohene see, mis annab kohe see efekti siuke pruunistaja, mis on maha pestav. See tuleb siit vaata keskelt välja, ma ei ole kindel, kas mulle see siukse toote puhul siukene see meeldib, aga okei. See jääb siia, nagu kuidas ma selle kuskile panen siis.
Seal on ikka see hea kurgilõhn, mis nendel Isle of Paradise'i toodetel on. Väga siuke kreemine, väga niisutav tundub. Mul on küsimus, kas see ikka kuivab nagu ilusti ära. Niimoodi, et ta ei hakka riietele värvi andma. No, mingit efekti on ikkagi näha. Hästi niisutatud. Aga ma mingit... õrn sädelus on ka, aga siukene nagu väga peened sädeluse osakesed. Siuke hästi nagu healthy näeb välja. Ma lähen pesen käära. Okei, oota, ma näitan selle viimase tootega ja siis ma lähen pesen käära. Ja siis, kuigi ma ei mõtlema, et ma tegelikult tahan ju fake tan'i, millel ei ole seda guide colorit, aga ja sellel on. Aga lihtsalt ma mõtlesin, ma proovin ära. Selline Bondi Sensi 1 Hour Express. Ma mõtlesin, et siis saab nagu kiiresti. Kuigi mida kauemaks sa ikkagi selle peale jätad, seda parem on. Magenta for a deep tone. No, mida tumedam seda parem. Siin on mingi eritehnoloogia, aga ma ei tea. Ma lihtsalt mõtlesin, et tahan ära proovida selle. See on siuke huvitav pakend. Ma ei saanud nagu aru, et see on selline, aga ta on lihtsalt nagu rombikujuline. Vot, siuke tellimus. Siis ma mõtlengi, et me proovime selle Fenty Beauty ja Natasha Denonaga kohe ära. Okei, ma ei mõelnud seda nüüd täiesti läbi, sest et ma panin juba veits nagu glow it põsapuna ka, et nüüd võib-olla nagu on natuke too much, kui ma selle siia otsa panen, aga ma ei tea. Proovime, muidugi kui ma seda vaatan niimoodi, see tundub nagu hästi nagu sädelev, nagu suurte sädelustükkidega, ma ei tea, kas see on päris nagu minu vibe. Aga tegelikult see on päris cute. Ma arvan, et ei näe mitte midagi. Okei, ta annab nagu rohkem ikkagi seda glow'd ja vähem seda roosat värvi, aga ikkagi cute. Ma üritan teile kohe näidata seda paremini. See on ikka siuke sädelev. No nii, ja nüüd on aeg proovida siis neid eyeshadowsid, kuigi mul on juba Natasha Denona see palett, mis mulle väga meeldib, nii et ma nagu väga ei muretse ja ei kahtle, et see hea oleks, aga ma võtan siis kõigepealt seda keskmist tooni siit. Aga ma igapäevaseks nagu rohkemat ei tahagi, kui midagi sellist, siis ma võtan selle helada tooni siit ja kannan sisenurka. Väga nice, nagu siuke tugeva pigmendiga hele toon, täpselt see, mida ma tahan. No väga ilus. Väga tore ja nii hea palett, mida kaasa võtta, nagu nii väike, kompaktne, mõnus. Ja viimasel mul ongi see, kui ma mingit sädelust tahan, siis need sädelused ongi mul nende mingi stikkide kujul või siis eraldi nagu mingi väikse asjana, ehk siis selle võin nagu eraldi kaasa võtta. Nagu siuke väga kompaktne lahendus. No nii, selline tuli mu meik. Ma panin natukene silma peale ka seda Fenty highlighterit ja minu arust nii ilus. No nii, podcast sai salvestatud. Nüüd ma joon ära oma Red Bulli, mille ma avasin. Ja teen telefonis ära paar asja, mis ma saan teha, siis ma hakkan monteerima. Ja siis vaatab, palju mul aega on, et kas ma jõuan veel midagi head ära teha, enne kui ma üritusele lähen. Korralikult süüa jõudnud, nii et ma võtan selle Rakvere Jerky baari. Näeksin veits seda ja siis ma peangi hakkama liikuma. Ja kui ma teiega täiesti aus olen, siis ma absoluutselt ei viitsiks sinna minna praegu. Nagu kui ma nägin seda eventi, ma olin põnev, tavai. Ja praegu ma just mingi, kas ma võiksin ise kodus olla. Nii et üldse ei viitsi, aga kuna ma olen öelnud, et ma lähen, siis ma lähen. Ma loodan, et seal on keegi tore, kellega ma olen juba varem suhelnud, et ma ei ole seal üksinda. Ega ma täpselt ei tea, mis seal toimuma hakkab, aga see on siis Babylyssi uue lokimasina selline esitlusüritus. Ja nad saadavad selle lokimasina mulle ka. Nii et siis ma saan seda millalgi teile näidata. See on siuke, mis võtab juuksed enda sisse, teeb ise selle loki ära ja sa lihtsalt hoiad seda. Ja ongi kõik, kes on lokk. Selle üritusel dress code on effortless chic. Nii et ma panin oma selle
kaubamajast ostetud kleidikese InWear brändi poolt, ma ei tea, kas nad enam midagi sellist teevad. Võtan jälle oma kollase kotikese ja siis see Iirimaalt ostetud kaalake. Oh my god, ma peaks huulepulku uuesti panema. Ürituselt tagasi. Sealt sai ka sellise lillekimpukese. Väga nunnu. Ja issand jumal, kui ilusas kohas see oli. Koos Art Gallery on selle nimi. Ma ei teadnud, et sellised ruumid eksisteerivad üldse. Teatri 1 aadressil ehk siis seal Estonia vastas. Hästi ilus, nagu mega kõrgete agedega ruum, nagu te klippidest nägite. Ja ma olin lihtsalt kohe mingi, oh my god, siin saaks ju midagi korraldada. Ma ei tea isegi mida, aga nagu nii ilus lihtsalt. Ja nii palju naturaalset valgust. Ja nagu mingisugune töötuba või mingi asi oleks nii lahe seal. Ma muidugi ei kujuta ette, mis siukse ruumi rent on või ma ei tea, aga nagu see oleks väga lahe. Seda viisi siis käib minu mõte kohe mingi, siin saaks midagi teha. Igatahes väga vahva üritus oli. Täiega lahedad olid need mingi, mis seal oli 60-ndatest või ja 80-ndatest või need mingid nagu retro juuksemasinad. Midagi ma seal näitasin teile ka. Need olid ägedad ja siis tehti seal selle uue masinaga, mis siis mulle ka saadetakse. Tehti seal neid lokke, väga huvitav saab olema proovida, et nagu ta iseenesest tundub väga mugav. Nüüd on nagu see küsimus, et sa peate ta ikkagi omajagu nagu hoidma paigal, senikaua kuni see seda lokki teeb. Et kas käsi väsib hullult ära, see on nagu minu põhiküsimus. Aga eks ma siis saan testida ja proovida ja tagasisidet anda. Ja väga palju inimesi oli kohal. Sain seal ühe makrooni, kuigi seal olid tegelikult suupistad ka, aga ma kuidagi nagu lihtsalt ei võtnud sealt midagi, ma ei tea. Ja nüüd mul on tegelikult kõht tülli. Mul hullult palju toitu kodus ei ole, sellepärast et ma teadsin, et ma lähen sinna Tartusse, siis ma lähen puhkusele, et ma ei ole nagu väga ostnud midagi. Nii et ma pean vaatama, no midagi kindlasti saaks, aga äkki ma hoopis tahan tellida midagi. Üks pokekauss oleks nii hea praegu. Äkki ma tellingi pokekaussi, ma ei tea. Ja siis mul on täna 1000 sammu ainult tehtud, sest ma ei ole nagu väljas käinud. Ma ju ärkasin ja siis hakkasin tööd tegema. Nii et tegelikult ma peaksin nüüd sellist jalutuskäigule veel minema. Aga ma tunnen, et mul on praegu kõht nii tühi, et ma ikkagi pean ennem sööma, kuigi pärast söömist on alati nagu ülijama minna. Aga igatahes ma tellin selle pokekausi, ma arvan, ja siis ma lähen teen ühe õhtuse jalutuskäigu. Ma tegelikult hullult ootasin, et mul üks pakk tuleb. Ja see näitab nagu reaalselt, et see nagu peaks juba nagu kohal olema. Aga mul ei ole sõnumit tulnud. Ja siis raudselt on nii, et ma käin jalutamas ära ja siis tuleb see sõnum. Teie pakk saabus. No nii, siin on minu pokekausike. Nüüd ma vaatan ühe episoodi Gossip Girli või ma olen siin kuskil poole peal eelmisest korrast. Ja siis läheb teeb selle jalutuse ära. Hommikust, käes on neljapäev ja mina suundun trenni. See on selle nädala 3. trenn ja ma teen kogu keha jõupäeva. Trennis sai käidud ja nüüd ma viin ühe pakiteele ja siis ma käin Lidlis, ostan Tartu tripiks mingisuguseid snäkke ja siis koju. No nii, ma olen kodus tagasi, trennis käidud, poes käidud ja kuigi, kui sa mind Instas jälgid, siis juba nägid seda hauli, aga ma ikkagi näitan siin ka, mis ma siis ostsin. Ja kõik need ostud ongi selleks, et võtta kaasa siis homsele Tartu tripile. Ja nagu
ma teen sellest Reelsi ja selle Reelsi mõte on see, et sa saad Lidlist kõik väga normaalse hinnaga. Ja siis, kui ma olin seal kassas, nägin seda summat, siis ma olin mingi, et see tundub mulle nagu hea, sest ma võtsin igasuguseid nagu premium tooteid. Aga kas see on nagu nii hea, et see illustreerib nagu seda pointi. Ja siis ma tegin praegu just kiire tšeki nagu teistes poodides, erinevates, kus ma sain nagu online'is vaadata. Ja siis ma avastasin, et tõesti ikkagi on nii, nagu ma arvasin, et Lidlist sa saad ikkagi väga palju soodsamalt asjad, sest et nii palju, kui ma praegu vaatasin 3 eri kohas hindasid, siis see hinnavahe võrreldes teiste poodidega on ikkagi 7–10 eurot. Ja nagu 10 euri säästa, see on ikkagi päris normaalne summa. Ja jah, ma siis näitan, mis ma võtsin. See oli siuke eksprompt, ma nagu ei plaaninud, aga ma võtsin selle alkoholivaba rabarberi mulli. Siis ma võtsin ühed lihtsalt soolakrõpsud, viinamarjad ja teate, need tunduvad täpselt need õiged nagu need krõmpsud viinamarjad. Kartulikrõpsud olid 99 senti, mull oli 5,99, viinamarjad olid 1,99. Siis ma võtsin need oma lemmikud kohukesed. Need olid 29 senti tükk. Siis ma võtsin väiksed porgandid. Ma mõtlesin, et keegi ei viitsi neid hakata seal pesema ja lõikuma, et mida lihtsam, seda suurem tõenäosus on, et me päriselt need asjad nagu ära ka sööme. Ehk siis ma võtsin need pakendatud porgandid ja need olid 1,39. Siis kurk, see oli 1,29. Siis piknikujuust, minu arust see on siuke nagu premium toode, sellepärast et see on alati nii kallis. Aga see oli praegu 1,79. Siis kõige parema hinnaga asi minu arust. Ma võtsin India pähklid, soolatud ja röstitud 250 grammi ja need oli 2,99. No minu arust siukse hinnaga, mina ei ole siukse hinnaga ma olen näinud. Siis ma võtsin oma selle lemmiki juustukese nende jõhvika tükkidega. See oli 2,46. Noh, see on nagu selles suhtes. Ta on küll pisike ja noh, ta on nagu ei ole odav, aga sellise juustu kohta ikkagi nagu erilisema juustu kohta, see on hea hind. Ja siis hummuse võtsin ka 200 grammi, 1,59. Nii et kokku siis kõik 21,15. Aga jah, siin sees on nagu alkoholivaba mull, viinamarjad, pähklid, juust, krõpsud. Nagu minu arust need on niisugused asjad, mis sa tead. Ja need lisavad alati ostukorvile normaalselt juurde. Vot, igatahes. Nüüd ma panen asjad külma, käin pesus, teen ennast korda ja siis on nii nõme ilm, nagu siuke midagi kogu aeg tuleb sealt päevast alla, ma just praegu vaatan ja mõtlen sellele, et ma pean sinna minema. Sest et ma lähen, eksprompt otsustasin, et kuna mul rohkem siin mingit muud aega ei ole tekkimas, siis on täna see viimane hetk viia kardakasse juurde mingid asju. Ma mõtlesin, ma vaatan natuke oma raamaturiiuli üle, et kas seal on midagi, mida ma võiks viia ja siis mul on vist isegi mingisugused jalanõud ja korra vaatan veel riidekappi ka ja siis ma käingi seal ära, siis ma arvan, kui ma tulen või äkki ma enne seda, kui ma sinna lähen, filmin selle Lidli asja ära. Ühesõnaga, ma ei tea täpselt, mis järjekorras ma veel teen, aga selline on see plaan. No nii, ma sain oma Lidli koostöö filmitud, nüüd ma pean kiiresti panema asjad kokku, mis ma kardakasse viin ja siis minema, kell on juba 3. Mul oli kuidagi veits nagu aeglane see hommik ja nüüd on aeg lihtsalt nii kiiresti läinud. Ma olin nüüd selle näitamisega väga halb. Mida ma sinna viisin? Igatahes, ma ei tea, mingid asju viisin juurde, aga nagunii, kui sa midagi tahad, siis pead kardakasse kohale minema. Seebi 22 on see aadress ja mul on seal igast asju, pükse, trenniriideid, kampsuneid päris mitmeid. Võib-olla praegu on kampsunite jaoks küll vale aeg, nagu inimesed vaatavad rohkem suveriideid, aga no, ma ei tea. Igatahes jällegi hinnad on mul seal madalad. Siuke 6, 8, mõned asjad on 12, 13, midagi siukest. Ja 2 paari toredaid suvejalanõusid, siukseid plätusid või ma ei tea, sandaale viisin sinna. Ja nüüd
kodu poole. No nii, ma sain oma Lidli koostöö monteeritud ja ma peaks tegelikult nagu midagi sööma. Ma võtsin ennem sügavkülmast välja selle mingi Max ja Moritsa liha, mis ma igaks juhuks mingi aeg sinna panin, sest no ma lihtsalt ei jõudnud kõiki neid asju ära tarbida. Nii et igatahes ma peaksin selle tegema, ma arvan, ma teen seda airfryeris. Ja siis mul on mingit värsket kraami. Paraku ma ei jõua seda kõik ära süüa. Võib-olla midagi oleks mul tark võtta sinna Tartusse kaasast. Jällegi peale seda ma ju lähen Horvaatiasse. Aga midagi ma saan täna teha siis endale nagu salatina sinna liha kõrvale. Ja siis, mis mu to-do listis täna veel on, varbaküüned on vaja korda teha. See tähendab siis seda, et mul on vaja need lakkida. Mul on, kes on siin pikemat aegast, teate, mul on need, mis siis on Nails by Nature või? Igatahes see lambike ja siis need takid. Mul on varvastega mingi teema, ma ei saa lasta kellelgi neid teha, ma ei taha, et keegi mu varbeid katsub. Kuigi see tulemus oleks lihtsalt nagu nii palju ilusam, kui see, mis ma ise saan teha. Aga ma ei ole jõudnud vaimselt sinna, et ma suudaksin lasta kellelgi oma varbeid katsuda. Siis mul on vaja koorida maha praegune fake tan ja uus tan peale panna. Ja siis mul on vaja hakata kohvreid mitmuses pakkima, sest et ongi see, et ma ei taha nagu igaks juhuks pühapäeva õhtu peale midagi jätta, ma pean juba nagu pühapäeva öösel minema lennujaama, siis ma tahaks tegelikult nagu võimalikult palju oma suurde kohvrisse Horvaatia jaoks asju ära pakkida. Mingid asju ma ei saa, sest et ma võtan need endaga Tartusse ja siis ma mõtlen, et Tartusse ma vist pakin ka kohvri, sest et ma ei viitsi selle seljakotiga. Mul on see seljakott sinna, et nagu ma pean, see on nagu sügav ja siis ma pean sealt nagu neid asju välja kaevama, et nagu palju mugavam. Kuigi me läheme ainult 8-9 on ju, aga mul on lihtsalt palju mugavam kohvriga minna. Nii et siis ma pean Tartu jaoks ka ilmselgelt pakkima. Ma ei tea, nagu see ilm on nii kahtlane, ma ütlen teile. Kahtlane, mis see praegu näitab? Reede, 100% sadu, 15 kraadi. Ok. Laupäev, päike ja pilv, 22 kraadi. Pühapäev, 50% sadu, 19 kraadi. Okei, see on nüüd läinud soojamaks, varem see ei olnud nii soe. Aga homme tõesti terve päev näitab, et sajab. No igatahes, mul oleks vaja võtta siis laupäeva jaoks mingisugune mimmutamise outfit. Me läheme sööma välja, me läheme brunchile kindlasti. Okei, siis mul on vaja nagu 2 mimmutamise outfiti nagu laupäevaks. Üks, mis on õhtune mimmutamine ja teine, mis on päevane mimmutamine. Homme on pigem siuke nagu casual, mugav ja pühapäev, see on nagu tagasi tulemise päev. See on ka nagu pigem nagu casual ja mugavam. Oh my god, siuke toimetamine on siin käinud. Ma panin pesu pesema, siis ma proovisin outfite, hakkasin kohvrit pakkima, Tartu kohvrit siis. Samal ajal oli mul airfryeris liha ja siis ma tegin sellise edise ja kapsasalat. Vot, nii et selline õhtusöökina. Käes on reede, mina hakkan sööma oma väikest Kreeka jogurti müsli bowli ja siis ma lähen teen ära selle nädala viimase trenni ja kuna järgmine nädal ma olen reisil, siis seal ma trenni ei tee, loodetavasti lihtsalt liigun palju. Nii et mõneks ajaks praegu viimane trenn, kardiopäev, not looking forward to it. Aga kui see saab tehtud, siis põhimõtteliselt ma tahtsin öelda, et mu tänane nagu ülesanne on tehtud, aga tegelikult mul on üks asi veel, mida ma unustasin eile teha, mis ei olnud mu to-do listis tööalaselt siis. Aga kui ma selle ühe asjas on tehtud, siis on puhkus. Ma olen valmis saanud, tööasi on tehtud. Kohver on pakitud, mul on nüüd vaja ainult panna veel kotti kaasa kõik need asjad, mis ma snäkkidena ostsin. Ja nii tore, ma saangi kasutada oma seda Max ja Moritsa kotti, millega ma sain need lihatooted. See on siuke hea, see sooja, külma, termokott.
ehk siis ma saan sinna kõik need asjad sisse panna. Ja Joanna tulebki mulle no nii, lõpuks me oleme siin. No tegelikult oleme päris kaua planeerinud seda Tartu trippi. Eelmise aasta suvel ma arust juba. Ära, nüüd kui sa selle välja ütles, siis see on eriti hull. Aasta aega peaaegu. Aga igatahes siin me nüüd oleme Tartu poole teel. Vihma sajab, aga noh, niimoodi ta lubaski, et täna sajab, nii et ma olin arvestanud sellega. Homme peaks olema ilusil. Ja jah, nüüd me vaikselt olemegi teel, võtame Maria peale ja siis me lähme meie külaliskorterisse. Juba tüdrukud ütlevad, et siin võiks elada, astusime just sisse, ma mõtlesin, ma kohe näitan selle, teen selle tuuri ära, enne kui meil nii, mind võlusid need suured aknad siin. Mina seal bookingus seda kohe nägin. Ja no vaadake, siin on väga mõnus köök, ka kõik olemas. Ja siin peaks meil olema ka terrass, ma ei teagi, kas see läheb ka siit. Päikest vähemalt, et siis võiks valgega actually ootavad praegu ja ikkagi nagu hämar, kuigi nii suured aknad, aga no see on lihtsalt see ilm ja siis siin on meil siis selline magamistuba, issand kui nunnu ja ilus. Väga-väga ilus on siin. Nii, ja siis seal on WC. Seal on mingi kolatuba. Siin on meil siis selline vannituba WC, ka väga viisakas, väga kena. Mina olen väga rahul meie valikuga. Ja teie vist ka. Nii, toit on tellitud, Dokumarust tellisime ja nüüd senikoha, kuni meie toit tuleb, siis me käime Lidlist läbi, kuna reaalselt ma näen aknast Lidlit siit. No ideaalne asukoht. Ja siis, kuna ma jätsin selle Vaba mulli koju, siis me saame selle sealt osta ja võib-olla midagi veel nipelda. Siin on meie ostukesed. Mustikad, mull ja tullid. Kas see on kohe? Ei ole. Nii, silmad kinni ja tibu ära näita. Nii, võib vaadata. Mis see siis on? See on... Oh my god! Täiesti pekkis. Ma vaatasin Vintedis seda täna. Ma tahtsin osta. See on Fenty Beauty roosa highlighter. Toonis vatabrat. Maria saatis selle kunagi, kui see välja tuli, saatis mulle Instas ja siis nüüd hiljuti ta saatis mulle TikToki, kus mingi naine kasutas seda ja ta tahaks ka seda. Ja siis... Üliilus roosa shimmer highlighter. Ma tellisin ise endale ka ja siis Mariale ka. Vaata, kui ilus. Lõpeta! See on nii ilus, see on ka silmapää nii ilus, ma juba proovisin. Ma panen seda homme. See on tõesti väga ilus. Hästi sadalav ja roosakas ja noh. Issand jumal. Või tee best. Ma ei hakka nutma täiesti. No. I love you. Ma ei tea nagu. No nii, ikkagi kõige paremad kaardid on muidugi avatud kaartidega kaardid. Nii et kui suveks otsid mingit head mängu, siis kindlasti need Rahvaraamatust saab. Ja meie hakkame ka mängima. I think I'm falling in love.
vähemalt mingi teised lood, aga Kaisale ei meeldi linnud ja siis sina peal nagu pilt 3 linnuga. Et nagu Kaisa tahad selfie teha pärast lindudega. See oli nii naljakas. Nii. Ruffinis on nüüd uus brunchi menüü ja hästi põnevad matcha joogid. Nii et mina võtan siit kindlasti selle rabarberi matcha, aga söögi osas ma küll ei tea. Nii, minu rabarberi matcha on siin ja sina võtsid matcha tooniku. Kuidas siis maitseb? Sidrunisiirupiga. Mulle väga meeldib. Mulle muidu meeldib väga espresso toonik ka, kus on ka sidrun ja noh, selles mõttes kohvi ja matcha on väga erineva maitsega, aga mulle meeldib matcha ka ja ma ei tea, see siin nagu tundus juba eos, et see kombo ei saa minu jaoks halb olla. Yeah. Et see on väga hea. Meeldib. Tore. Väga matšane. Jaa, hästi matšane. Rabarberit ma praegu veel ei tunnegi. Ikkagi see matša nagu sööb selle rabarberi maitse ära. Nii tugeva maitsega siin, et seda rabarberit ma ei tunne. Aga proovi seda. Värskendav. Ma proovin nüüd siis seda toonikut. Jaa. Mul on seal ikka sidronit tunda. See on, jah, siin on ikka tunda sidronit. See on ainult matša. Aga kumb? Matša toonik on parem. Parem? Jah. Okei. Tahel. Vaadake seda lihtsalt. Vaadake seda. Elu on ilus. Mul ei olegi muud öelda. Elu on ilus. Joannale nuusutada seda, mida ma ei saa oma peast ära. ära. Ma juba tunnen seda õhus. Mul viskas mingi rabarberi nagu linna. See on rabarber. On ju, täitsa. Ja mis sa nüüd teada siis tahad mu käest? Et kas ma peaksin ostma seda? Jaa. Ainult, et see on juba kallis. Aga see on mega hea. Ma tundsin seda juba, sa olid kükitasid seal ja ma tundsin nagu seda rabarberit. Nagu ruumis siin. Ja. You need it. Mis see maksab siis? Oi, ma näen hinda. Jah. No nii, me jõudsime oma shoppingu retkelt tagasi koju ja ma võtsin just meigi maha. Ma kuidagi vaatasin, et veits krustiks oli läinud ja mingi must tuts oli mul otsa ees. Igatahes, nii et ma võtsin meigi maha, teen õhtuks uue ja meil on siuke väike hingetõmbe moment siin ja vahetame riided ja siis me lähme Potsusse õhtust sööma. So excited. Ma ausalt öeldes ei jääks ära oodata, et võtta seal oma lemmik crudo burrata pizza või on see burrata crudo, ei tea, igatahes see pizza ja siis Barbie sour kokteil. Excited! See on outfiti variant number 1. Nii, ja siin on meie teine outfiti valik ja tüdrukud väga ei aita mind. Mõlemad on ilusad. Jah, on küll, aga mis ma siis panen? Nii, valituks sai hoopis selline outfit. Selle bluusi ma ostsin täna New Yorkerist. Ja ma panin oma seelikukese. Ja tüdrukud ütlesid, et see on kõige parem. Barbie sour.
meil tulid siin vahepeal suupiste valik. Siin on mingisugused juustud, oliivid, mingid singid, artišokk. Ja see on friititud baklažaan. Ja tüdrukud praegu seal pildistavad. Praegu on rühiharjutus, ma muidu vajun kogu aeg ära, aga tegelikult inimesed peaksid niimoodi istuma, teate jah? Niimoodi, saad aru? Ja Kaisa peab niimoodi istuma. Selge siis, üritan meeles hoida. Et olgu olla. Riletsi forelli juures spargel ja kalamarisoka. Ja crudo burrata. Paalon ja jutt tulevad ka kohe. Joanna hakkab proovima nüüd minu kõige lemmikumat pitsat üldse siin muna peal. See on hea, See on hea. aga sa ei saa aru. Ma ei saa sellest haipist aru. Aga mulle burrata nii väga meeldib, see on nii kreemiseks tehtud. Ei, see on väga hea ja ma sain selle esimese ampsu selle burrataga ja siin tuleb crudo hiljem ja nagu see, mulle vist isegi kohati nagu meeldib see äär, nagu tundub selline täiega nagu mingi hapusaia vibe. See tainas on hea, see mulle ka maitseb see Ma tainas peaks nagu terve selle tükki ära sööma ja siis ma võin nagu võib-olla uuesti hinnata. Aga ja teeme siis kokkuvõtte. Ei, nii nagu arvasimegi, see äär oli tegelikult väga mõnus, välja arvatud need osad, mis olid kõrbenud. Et siis seal nagu, aga muu osa oli nagu väga-väga mõnus. Tainas on väga hea, ma saan aru, miks see Kaisale meeldib. Ma võiksin siin teinekord pitsat võtta uuesti. Kas ma selle pärast Tartusse tulen? Ma tulen võib-olla kellegi teise pärast Tartusse, aga ühesõnaga, jaa, nagu see on tore, ei ole midagi halba, aga midagi sellist nagu... See ei ole kõige parem pitsa, mida sa elus saanud oled? Ei. Aga mis on nüüd see kõige parem pitsa, mis sa elus saanud oled? Tõenäoliselt ei meeldi enamus inimestele, kui ma seda ütlen. Aga mulle meeldib, üks mu lemmikuid pitsasid on Dodo blue cheese, chicken blue cheese. Okei, nägemist. Dodo pitsa, me ei kuula sellist asja. Ja proovime ära siinsed Pornstar Martinid. Siin meil on selline armas roosa, oi kui ilus näkk mokteilikene. Jah, et ei oleks vaata, et ei kalda. Eks ju? Võtsid väga rahulik. Väga liiga rahulik. Cheers! Nii, mis emotsioonid siis kohe on? Kas ma tunnen ananassi? Ma tahtsin algul enne niisama proovida. Problem? Ta on troopiline. Vot nüüd mul on just see. Ei, Ei ole päris see. Ta on normaalne. Jaa, väga ilusad näevad. semaasi. See lõhnab, ma tahaks, et see on parfüüm, mida. Vot see on jah, mulle basiilikul, ma olen arvestanud, et väga meeldib ja see on siukese basiilik, see on nagu suvel. See on ka huvitav, aga see on parem. Jah, ühe poolest see on parem, aga mõlemad on väga head välja. No ma loodan, et ei ole mingi pettumus nüüd. See on väga hea. See
selline maasikane. Basiilikut väga tugevalt. oota, kummas see matša oli? On tunda või? See igatahes oli väga hea, suvine. mõlemad on head. See on nagu... Ma vist eelistan seda rohkem. Ta on siuke creamy, pirnine. Ma eelistan seda rohkem, aga mõlemad on tõesti väga hea, see on pirnine ja... Ma tunnen mingit nagu värskust, aga nagu... Kas siin on kurk ka sees? Jah. Kurki ma tunnen. Mood värskust. Ja see kurk on kohe sellise hästi värske maitse. See mulle väga meeldib ka. Ja see ka. Ja väga hea kvaliteet. Väga Need on tõesti väga hea. Võrrelda. Ja nii ilusa. Siin ma konservatiivid ei võtaks. Aga need... Kas me oleme üldse öelnud, kus me oleme? Selles Alibis. Aga mis nende nimed olid? Seda ma ei mäleta. Gloria ja Voogel. Vot nii et neid me soovitame Need on tõesti. hästi. Siin on meie statiiv, mille peale ma teid kohe panen, et te näeksite meid. No nii, ehk siis ikkagi haul on vaja teha, sest et eile läks shoppinguks ja kõik ostsid midagi. Nii et ma ei tea, Maria, tee algust. Igastahes New Yorker. New Yorkerist ma ostsin oma, see on mingi räme suur. Ma isegi proovin, ma lihtsalt tüdrukud juba maksid. Ja siis ma vaatasin seda, ma olen pikalt seda vaatanud. Viskas täiega seda, mis see ongi, Miss Guided'i Playboy. On jah, need niisugused. Sellised. Ja ma lihtsalt haarasin kõige suurema, et lihtsalt siuke, ma ei tea, tudu nende olen lihtsalt või siis... Ei, sellega küll ei tudu, või see on jumala vaius. 12,99 maksis. Jah, mulle väga meeldis see, tundus tore. Sellega võid tududa siis, kui sa oled selle nagu ära kandnud. Ja siis võid tududa, ennem ei või. Kanna juba. Nii, no aga võib-olla teile siis kordamööda. Jah, mõtlengi jah. Siis, te nägite küll mind proovimas seda ja siis oli see teema, et kui kallis ta on, et kas ma nüüd ostan või ei osta. Ja see maksis 36 eurot, tikatäpiline nunnu, nukukese kleidike ja see hind oli minu jaoks õigustatud, nii et ma siis ostsin selle. See on tõesti väga ilus. Ja mulle meeldis see ka, et see on selline kleit, mida sa saad kanda ka tossudega, et kuna ma hull konsa inimene ei ole, siis nagu mugav. Siis New Yorkist mina leidsin sellised mustad püksid ülevalt kummiga, nööriga ja nagu taskuid ei ole, aga see materjal on selline, et nagu ta võiks olla nagu kodupüks, aga ta võib ka olla nagu, noh näiteks eile ma kandsin ju pintsaku all, et nagu... Et saad viisakamalt ka kanda. Natuke nagu viikari muljet annab, aga noh päris viikar ei ole, on ju. Väga ilusti. Jah, et langes ja Peppu pealt oli väga ilus. Just komplimenteerisid Pepput ja oli lihtsalt olid hästi mugavad ja mõnusad ja need olid vist äkki 15 eurot. Jah, just. Nii. Jah. Siis oli Reservedist, ma ostsin jälle, ma olen pikalt otsinud, Kaisa teab, triibulist T-särki. Ja ma eelistasin, et seal oleks mingit roosat ka, mingi roosapruun, mis iganes. Ja siis ma nägin seda, see tundus nii tore ja siis ma viskasin niimoodi ette ja siis kuidagi nagu nii äratas mind ellu, et mulle väga meeldis. Siuke äge särtsakas pruus. Materjal on ka väga siuke hea, et vastupidav särk tundub ikkagi olevat ja siis ma mõtlesin, et mingi teksaga ja niimoodi. Siin on kirjas, et see on viimane. 12,99 oli ka selle hind. Reservedi kohta tegelikult ei oleks palju. Jah, minu meelest ka. Ja noh, kui kvaliteet võrrelda New Yorkeri oma ja siis see... Kas ma seda kleiti näitasin üldse, kui see mul seljas oli, ma ei ole kindel. Aga igatahes sellise helekollase maani lendleva kleidikese ma ostsin. Ma tegelikult, mul peaaegu ei eksisteerigi maani kleite, aga see oli kuidagi nii nunnu ja see oli siis New Yorkerist 35 eurot. Et tundus suveks selline mõnus ja mulle meeldis, kuidas see nagu liikus. Reisile lähed nüüd siis sellega? Jah, ja kuna ma kohe lähen Horvaatiasse, siis see tuleb minuga siin. Väga ilus lendleb ja eriti sealt need
ma ei tea, volongid või Jah. nagu, et väga siuke. no Marial oli eile sarnase selle alumise osaga roosa kleit onju Jah. . et millest sa said linnas väga palju komplimente . ja Mariale ikkagi komplimente tuli . kas nagu võime korra rääkida sellest , sest see oli lihtsalt nii naljakas , et me astusime ühest baarist välja ja siis nagu lihtsalt kõnnime seal rüütli peal ja siis tuleb mingisugune naine jälle ka mingist uksest välja ja ütleb Mariale see kleit . nagu lihtsalt niimoodi vaatab Mariat ja mingi see kleit . ja siis me hakkasime seal itsitama , noh , ütlesid aitäh , onju , kõnnime edasi ja reaalselt mingi paar meetrit edasi tulevad järgmised vastu . issand , sul on nii ilus kleit uuesti ja me olime lihtsalt kõik mingi kõhud kõveras alles tulime lihtsalt astume välja ja kohe nagu teeme . 2 korda järjest nagu täpselt sama see kompliment , see oli nii nagu kuidagi lahe moment . nii naers . jah , okei , siis New Yorkerist ma ostsingi 2 asja , selle püksid ja siis selline sinine lühikeste varrukatega body , bluus . mulle üldse New Yorkerist meeldib osta tegelikult pikkade varrukatega neid bodysid . Need libedamast . Need libedamast materjalist mulle nagu väga meeldib ja nad lähevad küll mingi hetk topiliseks , aga ma saan neid nagu selle topilõikuriga veel nagu seda eluiga pikendada , lihtsalt nagu see hind ja see , mis ma saan sealt , noh , ühesõnaga see sobib mulle . ja siis , kui ma selle sinise selga panin , siis tüdrukud olid täiesti mingi , et see sinine värv ja minu juuksed . see kuidagi jah , see sinine paneb su nii särama , et meil on mingi okei , selle peab võtma , siin ei ole mingit muud varianti . see värv oli kohe nagu ja nii huvitav , et sa tol hetkel proovisid pükse ka ja siis me käisimegi niimoodi proovimas ja näitasime üksteisele siukene , et mis sa arvad , et kas võtta või mitte onju . ja siis Johanna tuleb välja , tal olid püksid ka ja siis see body ja meil oli nagu Kaisaga meil nagu , et me täiesti . Pükse me ei näinud. ja seal olid mingid teised püksid , mitte need mustad , aga püksed ei näinud . ma ei , seda pükse ei eksisteerinudki ja ainult oli see sinine body . no ainuke asi , mis on nagu , mis on minu see ebakindlus , on mu käsivarred ja need lühikesed varrukad ikkagi ma nagu eile väljas olles ka nagu tundsin , et kuidagi nagu rõhutab ja noh , ma tean , et see on võib-olla lihtsalt nagu mina ise näen seda ja mõtlen sellele hullult palju , aga ikkagi mingi pintsaku alla ja lihtsalt , et see värv niimoodi mind komplimenteeris , siis noh , me jõuame järgmiste ostude juurde , mis on veel sarnases värvis . jah , et see ühesõnaga sai eile ostetud . et siis mingisugune nagu avastus endale , ma ei tea , miks ma varem ei ole seda värvi niimoodi avastanud . ma just tahtsin öelda , et eile sai nagu nii suure avastuse , et Johanna sai teada , et helesinine on lihtsalt on minu mega , ja noh , rääkides pluussidest , mis seljas on , siis minul on seljas see desert , mis ma New Yorkist ostsin . siuke mõnus slouchi M-suuruses on mul see . ja mina võtsin veel reservedist , väga piki olen nende maikadega , et peab kuidagi ilusti istuma , muidu on imelik ja siis ma isegi ei tea , kuidas ma niimoodi ilusti näitan , aga ta on nagu hästi siuke nagu kandiline siit eest ja siis need peenikesed , see istus noh , tõesti väga nunnult ja ilusti ja noh , ma isegi kujutasin , et mul oli nagu seesama vigipüks ja sellega see ikka nagu nägi päris hea välja , et kui pintsak peale panna , siis nagu kuigi see on maika , aga ikkagi see lõige ja siis ma kujutan ette ka teksadega ja üleüldiselt ja see on nagu nii mõnusalt kallistav ja väga ilus . hinnaks on ta mingi 12,99 , aga jällegi see oli reserves . sul oli mingi eile lihtsalt mingi kõik ostud 12,99 , 12,99 . nii , siis seda ma küll näitasin . poes näitasid ja näitasin seljas ja New Yorkeris selline komplektika tumesinine seelik ja siis selline topikene . see annab täpselt sellist nagu padeli või tennise . jah , ja see värv , see neivi tumesinine , et see nagu kuidagi on siuke hästi luxury , natukene , mulle viskab või noh , meenutab see värv ikkagi ja siis see , et see on nagu setina seda Old money't ja väga normaalse hinnaga sett , et seelik oli 16,99 ja bluus 12,99 . et väga tore ja selle jällegi saan ma kohe endaga reisile kaasa võtta . see istus väga ilusti ja figuuri kuidagi komplimenteeriv . ja
minul siis, ühesõnaga ma räägin nendest T-särkidest korraga. Ma otsisin niikuinii ühevärvilist sellist, mis oleks nagu mitte kehasse, mitte liiga lohvakas, aga võimalik siuke sirgelõikega. Ja siis Reservedist me leidsime T-särgid. Esimesena ma proovisin seda helesinist, mis jälle nagu kõigile meeldis ja et see juuksevärviga. Ja mulle meeldib, et see nagu varukas ei ole siis ümber, et ta on nagu selline, et ta nagu, siis ta ei rõhuta vaata seda käsivarta, et ta tekitab lihtsalt siukse komfi mugava tunde. Ja siis seda, ühesõnaga, kui ma siis said aru, et see sobib mulle, siis ma läksin sinna, oli mingi, seal on erinevaid värve, võtsin kõik värvid kaasa ja siis läksin kabiini, proovisin, et mis siis minuga sobib. Ja siis ma valisin veel rohelise ja kollase ka. Siuksed pastelsed, lihtsad T-särgid, 8 € oli T-särk. Ma olin mingi, et kui see lõige juba sobib. Reserved, jah. Ja väga nagu okei materjal ei paista läbi, valge paistis läbi. Valget ma ei ostnud, aga need värvid nagu ei paistnud läbi ja siis, jah. Et kui juba lõige sobib, siis ei ole vaja hakata siin otsima kuskilt mujalt mingit lahendust. Aga seal vist nüüd musta me ei näinud ja triibuline oli ka. Jah, ja see triip ei sobinud mulle, nagu need värvid olid siuksed, et et ta on nagu tore, aga ta ei pannud kuidagi särama. Ja need olid jah kuidagi väga sellised. Ja, vot, nii. Ja, see jah, igatahes Reservedis mingi hakkame juba kassade poole liikuma ja siis seal on need pitsaamad. Ja siis ma nägin seda setti, see on nii nunnu. Seti hind ei ole 12,99, selle hind on 39,99. See on nüüd kinni seotud sinna, aga umbes siis selline ta oli. Pikk püks ja selline, jah, triiksärgi vibes. Pitsikesega. Ja nummikestega ja siis ma ei hakka eraldi ütlema, et me pärast liikusime korra siin seisse ja ma nägin siis seda setti. Mulle täiega miskipärast meeldib, et kui ma nagu getting ready, värgid, särgid, et siis on nagu midagi peas ja siis kõrvad ja asjad. Siis ma nägin seda ja siis need kõrvad ja siin on mõmmid. Ja siis ma mõtlesin, et issand, kui cute. Saab olema. Niimoodi ringi käia. See on nii nunnu. Ja minu viimane ost oli siis lihtsalt valge maika, mida ma isegi selga ei proovinud. Aga issand, XXS. Ei ole siis siin. Vist muidu on XS või? Ma tahtsin XS, aga no okei. Ma arvan, et see mulle selga ikkagi läheb. Ta on niuke veini. Praegu vabastan, et XXS. Aga need on nii soodsa hinnaga, see on New Yorkeris 3,99. Ja mulle praegu meeldib neid valgeid maikasid kanda, aga nende eluiga pean ütlema, et on väga lühike, kuna pesus nad ikkagi väga kiiresti lähevad värvist ära. Kõik valged asjad on nagu see. Jah, et siis ma sellepärast nagu juba võtsin varusse endale selle. Vot, sellised ostud ja mul on üks asi veel. Spetsiaalselt läksime Trade House'i selle jaoks, et osta Ruti veel kulmukeeli. Mina seda ikka kogu aeg kiidan taevani. See on minu täielik vaieldamatu lemmik. Ma olen juba aastaid ainult seda ostnud kogu aeg. Ma just ennem tüdrukutele rääkisin ka, et kui ma seda esimest korda proovisin, siis suvine aeg ja mingi kärbes lendas ja jäi mu kulmu kinni ja ma olin lihtsalt mingi okei, et see kulmukeel hoiab mu kulmud paigal, kui see kärbes ka sinna kinni jäi. Et ma tahaks veel mainida, ma ei tea, võib-olla siit kaugelt ei ole kohe näha, aga Maria käest sain veel kõrvarõngad ka, siuksed sinised südamed. Et see on ka nagu justkui haul minu jaoks, siis see on minu jaoks uus asi. Just eile, kus me nüüd Gruffinis brunchitasime, siis oli nii kena kuidagi päike paistis ka ja siis see oli sinu meik ja kõik see sillerdas silmade peale ja siis ma korra vaatasin seda tõmbused ja see kuidagi, see oli nii nunnu ja ilus ja teksadega on väga ilus minu meelest. Igatahes, jah, väga ilusad rõngad ja sobivad sulle. Jah, no vot. Nii ja nüüd me lähme brunchile, meil ongi aeg siit check-outida ja me lähme Sinimondriasse. Reaalselt 4 minutit, et check-outida. Mina võtsin seekord Sinimondrias siis selle munapudru saia, mida Maria eelne kord siin sõi. Ja Maria võttis selle maisikana, mida mina sõin. Ja Joannal on siin bataadisalat. Nii et head isutüdrukud. Ma olen kodus ja
ma peangi hakkama nüüd Tartu kohvrit lahti pakkima, Horvaatia kohvrit pakkima ja eks ma siinkohal tõmbangi otsad kokku, sest et juba varahommikul või peaaegu et öösel hakkangi ma Horvaatia poole liikuma. Nii et tuleb siin kodus veel viimased toimetused ja pakkimised ära teha. Ja see Tartu nädalavahetus oli imetore, nii mõnus, see ilm lihtsalt ja selline mõnus tüdrukutega olemine, shoppamine, hea söök, lihtsalt lobisemine, see kõik oli nagu täpselt see, mida ma vajasin. Ja enamgi veel, et hästi mõnus ja jah, sellega ongi selleks korraks kõik ja järgmine vlog saabki olema juba minu Horvaatia reisivlog. Nii et väga põnev, ma olen väga elevil. Aga suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!